Täna siin kaunis lilleaias ei räägita suugi mitte ainult hinnetest 5 lõputunnistustel. President on kaunisse roosiaeda kokku kutsunud 1000 parimat koolide lõpetajad ja need on tõesti need inimesed, kelle õpitulemused on muljetavaldavad ja nende isiklik areng ka suurepärane ja kõik nad on siin. Kui me teada saime, et täna tuleb siia tulla, siis me olime mõlemad ikkagi väga õnnelikud ja ilm on väga ilus, nii et uhke tunne on ikkagi. No kuidas teiega on? Ma ütleks, et väga uhke, ma ütleks, et me oleme väga palju vaeva näinud, et siia saada ja see tunnustus on, ma arvan, et uskumatu siiski. Mõned sammud olid ikka väga suured ja rasked, aga sain hakkama. No aga kuidas te täna tunnete, et selles mõttes on nagu edasised plaanid tehtud, teate täpselt, kuhu edasi? Täpne plaanid mul ei ole, kuhu edasi minna, aga ma mõtlen mingi või kutsekooli või ülikooli. Ma vaja lihtsalt vaatada, kuhu on võimalus minna ja kõik. Ikka pidi vingutama oma hõbemedali nimel, et väga keeruline oli. No aga kuidas te täna tunnete? On see suur tunnustus olla hetkel praegu siin umbes 1000 teise noorega koos? Tunnustus ikka on ja seda julgemini saab ülikooli minna. Mis eriala siis püüdma lähete? Tahaks klassiõpetajaks saada. Nii et Tallinn ootab? Tartu oleks praegu. Aasta merepraktikat erinevatel meredel, väga palju magamata öid ja palju eksameid. Kuidas teie tunnete? Täpsustaksin, et aasta tähendab füüsiliselt 12 kuud, 360 päeva on veedetud laevas selleks, et saada siis need õlakud endale õlgadele ja see on tõesti pingutus, ja tuleb pühenduda. Mis tunnetega te tagasi vaatate kogu siis õpinguperioodile? Tunnete täna, et olete tegelikult mehed õiges kohas? Tunnen lihtsalt, et olen lõpetanud, et on hea edasi minna ja olen valmis järgmisteks seiklusteks. Enamus täna roosiaeda kutsutuid on peale seikluste valmis ka edasi õppima. Ma olen ikkagi seda meelt, et peaks õppima nii palju kui võimalik ja mina lähen edasi õppima suure enesekindlusega Eesti Maaülikooli. No enesekindlust on vaja, siin on tohutu konkurss, ma arvan, et ma kuulsin, et lähete veterinaariat õppima. Ja sinna on kandidatuur on väga suur, hetkel peaaegu 400 inimest, see teeb siis umbes 10 inimest ühele kohale. Tänane kogunemine, see tähendab lõpetaja jaoks ei ole see ju millegi lõpp, see on pigem siis ikkagi uue tee algus. Ma arvan küll, et see on tegelikult, kui ma olen juba nii kaugele jõudnud ja näitab, et siht on ikkagi olemas, et siis see võiks pigem olla ikkagi uue algus. Kui noored rääkisid oma unistustest ja plaanidest, siis president Alar Karis aga sellest, milline paistab tänane noor põlvkond ning milliseid väärtusi ta Eesti tuleviku jaoks kõige olulisemaks peab. Eesti noored on väga ettevõtlikud ja siin ka oli üks noormees, kes ütles, et 2 kuuga tegi ju enda ettevõtte ja nii et ma arvan, see ettevõtlikkus võiks olla see, mis täna nagu noori iseloomustab, et nad ei jää midagi väga ootama, et keegi midagi annab, vaid teevad nagu ise. Ma loodan, et see on nii. No öelge, ega me ei pea hetkel muretsema sellepärast, et meil ajud lähevad välismaale ära. Targad ajud tulevad tagasi, ma usun, et eks mina olen ka ära käinud ja ma arvan, seepärast ma ka soovitan, küll mitte tudengina õppimas, aga töötamas, aga ma soovitan käia, vaadata, õppida, tundma teisi kultuure ja siis tundub see maailm hoopis teistsugune, kui tagasi Eestis oleks. Üks peatükk sai täna läbi. Milliseks kujuneb järgmine, sõltub juba noortest endist, kuid tänane päev jääb paljudele meelde esimese suure tunnustusena täiskasvanu elu lävel.